Ja esimeseks palun kõnepulti Eesti Vabariigi majandus- ja taristuministri Urve Palo, kelle teemaks on, kas tippjuhid kasvavad puu otsas. Palun. Aitäh, tere hommikust, head konverentsist osavõtjad, väga palju on tuttavaid inimesi, see ühest küljest lisab adrenaliini, tahaks ju oma tuttavate ees hästi esineda, aga teisest küljest on ka selline kindlam tunne, et kuidagi nagu omade hulgas. Minu nimi on Urve Palo, olen 42-aastane naine, mul on 2 last, 2-aastane poeg, 9-aastane tütar. Lõpetanud olen Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, hiljem EBS-is siis magistratuuris jätkanud õpinguid. Töötasin 15 aastat erasektoris, see on siis Saint-Gobaini kontsern tänaseks ja kaubamärgid Isover, Ecofon, Styrofoam, sellised ehitusmaterjalid olid siis, mida me turustasime. Pärast seda töötasin 2 aastat rahvastikuministrina ja sellel ajal, kui ma erasektoris töötasin, siis mul erinevad ametid, alates seal raamatupidajast turundusjuhini ja siis viimased 7 aastat olin selle ettevõtte juht. Hiljem siis 2 aastat rahvastikuminister, siis paar aastat Viimsi vallas abivallavanem, siis 3 aastat Riigikogus majanduskomisjoni aseesimees ja nüüd viimane aasta siis töötan majandus- ja taristuministrina, et selline on minu taust. Kui rääkida juhtimisest, inimeste motiveerimisest, eestvedamisest, see on, pean tunnistama teile, minu lemmikteema. Juba sellest ajast peale, kui ma ülikoolis bakalaureuse tööd valisin, siis oli selleks ettevõtte strateegiline juhtimine ja see valdkond on mulle huvi pakkunud järjest enam. Ma olen sellel teemal ennast palju täiendanud, lugenud, seetõttu ma väga loodan, et ma ei jää päris täna siia rääkima ja teil on võimalus pärast ka küsida, et ma hea meelega vastaks küsimustele, et ma püüan olla oma ettekandes võimalikult siiski ajapiiridesse jääda. Kõigepealt ma räägin teile ühe loo. Aastad olid 90. aastate algus. 2 härrasmeest said kokku, üks Soomest, teine Eestist. Eestis oli just loodud ja mõni aasta ka juba edukalt tegutsenud üks ühisettevõte, Soome-Eesti ühisettevõte, ja mis ma ikka salatsen, see oli Isover. Ja selle ettevõttel läks kenasti ja otsustati, et peaks ka Lätti filiaali looma. Aga selleks on vaja leida ju kõigepealt juht. Pandi kuulutused lehte ja hakati juhti otsima. Kui siis esimesed avaldused tulid ja oli aeg neid hakata sorteerima ja sealt siis väljavalikut tegema, keda kutsuda intervjuule, siis need 2 härrasmeest leppisid omavahel kokku. Naiste rahvast nad vestlusele ei kutsu. Sest naised ei tea ehitusest ju mitte midagi. See on niivõrd mehelik valdkond. Et mis me ikka aega raiskame endal ja siis need võimalikel naiskandidaatidel. Ja mõeldud tehtud, sorteeriti siis 2 hunnikut, ühte need CV-d, mis tundusid potentsiaalsed, kellega võiks rääkida ja teised siis, kellele saadeti lihtsalt viisakas vastus. Võeti päev kandidaatide ärakuulamiseks ja üks hetk, üllatus, astub sisse naine. 2 härrat vaatavad üksteisele otsa, me ei pidanud ju naisi kutsuma. Aga kahjuks või õnneks 2 härrasmeest ei teadnud, et Aatse on naise nimi. Ja kogemata kutsusid nende kandidaatide hulgas välja ka ühe naise. Ja see lugu lõppes väga hästi, loomulikult see naine võitis konkursi. Ehk siis, loomoraal on see, et me oleme tihtilugu mingites müütides kinni, aga tore on see, kui on tarkust neid siiski murda ja oma eksimust tunnistada. Et 2 härrasmeest olles ära kuulanud kõik kandidaadid, pidid tunnistama, et see naiskandidaat oli parim. Ja nad valisid ta välja ja see Aatse Graule, oli tema nimi, töötas 15 aastat Lätis Isoveri juhina, ehitas selle organisatsiooni ülesse ja alles siis läks ära, kui tema mees tuli konkureeriva Naufi osakonna juhiks ja ta ei saanud enam jätkata, ta otsustas, et ta on 15 aastat olnud, et ta teeb midagi muud.
ma arvan, et see oli ka, andis tõuke selleks, et kui Isoveris hiljem oli juhivahetus, siis juleti pakkuda ettevõttes seest, kandideerida selle kohale just minul. Et oli hea näide Lätis olemas, et naine võib hakkama saada ka mehelikus valdkonnas küll. Aga selle loo lõpumoraal on selline, et siiski nii ei peaks juhte valima. Et ei peaks kedagi välistama, sest me võime välistada parima. Ja ma loodan, et tänapäeval on seda järjest vähem. Ma räägin 3 teemal. Kõigepealt natukene siiski ka sellest, et miks neid liidreid üldse vaja on. Et miks me sellest üldse täna räägime. Teie olete siin kõik, ma ütleksin, ise liidrid ja teate ka, aga mulle tundus mõistlik siiski see kergelt üle korrata. Ja siis ma räägin täpsemalt sellest, et kuidas minu arvates neid liidreid võiks valida, mis võimalused selleks on, millised on minu kogemused ja lõpetuseks siis, kuidas neid võiks hoida. Ma selles mõttes võtsin väga täpselt selle teema, mis on tänase konverentsi või seminari põhiteemaks. Juba 91. aastal ütles selline inimene nagu paavst Johannes Paulus II, et kui kunagi oli otsustav tootmistegur maa ja hiljem oli selleks kapital, siis täna on otsustav tegur inimene. See tähendab tema teadmised. Paljud olete seda kuulnud, sellest räägitakse palju, aga nii see on. Sellest, milline valik tehakse üldse inimestest ja kas neid osatakse hoida, motiveerida, see on puhtalt ja ainult juhi töö. Ehk juht on sõna otseses mõttes see karja juht, kes teeb valiku ja karjatab seda karja siis, heas mõttes, ja kui juhil puuduvad oskused, motivatsioon või tahe seda teha, siis ei ole ka ettevõttel pikas perspektiivis edu oodata. Sest on ju nii, et kui kujundlikult rääkida, siis enamus puid on talvel raagus, aga osad neist lähevad kevadel, löövad õide. Et sama on ettevõtetega, et osad ettevõtted on ebaedukad, osad vaagivad hinge, aga osad millegipärast on edukad. Ja me näeme tihtilugu, et ettevõtted löövad õide ühtede ja samade juhtide käe all. Kui see ka juht liigub, ettevõtet vahetab. On teada tõsiasi, et inimesed tulevad tööle ettevõttesse, aga lahkuvad juhi juurest. Paar aastat tagasi mul üks hea sõber, kes töötas IT-firmas ja ta oli seal väga, ütleme selline tippspetsialist, väga nõutud. Ta tuli, käisin nii-öelda kohvi joomas ja ta ütles mulle sära silmale, et tead, Urve, et meie ettevõttes ka hakatakse arenguvestlust pidama. Ja et mul on järgmine nädal arenguvestlus, et seda pole kunagi varem olnud, et nii põnev. Ma küsin, et teades, et selles ettevõttes oli paralleelselt nagu 2 juhti. Ei olnudki päris selge, kumb oli nagu see õige juht. Küsisin, et kumb juhtidest siis sinuga seda arenguvestlust peab? Ja ta ütles mulle, ei, sekretär peab. Tõesti sündinud lugu mõned aastad tagasi. Ehk need juhid olid kuskilt kuulnud, et arenguvestlust tuleb pidada. Ja tahtsid tublid olla tõenäoliselt. Aga rohkemat nad ka ei olnud kuulnud. Ju vist. Et siin juures ma tahakski öelda seda, et mul on mure Eestis sellepärast, ja olgu öeldud, et see inimene mõne aja pärast sellest ettevõttest lahkus. Mure sellepärast, et Eestis on väike ettevõtteid 99,8%. Ja see ei ole murekoht. Murekoht on selles, et väga paljude väikeettevõtete juhtimine jätab soovida, pehmelt öeldes. Ma ei muretse suurettevõtete pärast, pankade pärast ja muidu rahvusvaheliste suurkontsernide esinduste pärast siin, sest et need on reeglina väga hästi juhitud.
seal teatakse, mida tähendab juhi valik, juhte koolitatakse, nii Eesti-siseselt rahvusvahelisi koolitusi ja sellele pannakse väga suurt rõhku, teatakse seda juhi rolli osatähtsust ja teatakse, et see päris nii ei ole, et andis Jumal ameti, annab ka mõistuse. Väikeettevõtetes me paraku näeme ikkagi Eestis seda veel palju, et juhid ei ole vastava juhi koolitust saanud ja nad ei pea seda isegi oluliseks. Edutatakse sageli häid tippspetsialiste ja me kaotatakse sellega tippspetsialist ja saadakse vilets juht. Ma üldistan, loomulikult on palju häid näiteid, et ma ei taha, et keegi ennast puudutatuna tunneks, aga paraku mure mul selles valdkonnas on väga suur. Sest et kui me räägime sellest, et meil oleks vaja Eestis tootlikkust tõsta, meil oleks vaja targemat tööd teha, siis see tootlikkust ja targemat tööd ei tee ja ei mõtle välja see lihtne inimene või see töötaja. Selle eest vastutab ja saab ka ainult vastutada ettevõtte juht. Millist tööd tehakse, kuidas seda organiseeritakse ja kas inimesed tulles tööle oma selle südame ja mõistuse panevad 110% ettevõtte heaks tööle või pane. Mul on hea meel, et tööandjate manifest, see on minu jaoks justkui piibel, sest ma väga palju tsiteerin seda ja lihtsalt seda lugedes ma tundsin, et mina mõtlen samamoodi, enamus asjades. Alates sellest, et te ütlete, mul on hea vaadata otsa Valdo Kalmule, kes on üks selle manifesti initsiaatoritest, et suurim ressurss on inimvara, me peame seda paremini väärindama, aga te ütlete ka seda, et üha nõudlikumates oludes vajab peale töö kvaliteedi muutust ka juhtimiskvaliteet. Ja Eesti tööandjad võtavad initsiatiivi juhtimiskvaliteedi arendamiseks ja parandamiseks. Mul on hea meel oli seda lugeda ja ma väga loodan, et Tööandjate Keskliit tegelikult ka sellest hakkab rohkem rääkima, koolitusi pakkuma ja eks see on see, kus tuleb pihta hakata. Riik saab näidata ise eeskuju ja peaks rohkem näitama, eks Ameerikas on niiviisi, et kui edutatakse või otsitakse ka osakonnajuhti haiglas, siis see osakonnajuht peab olema juhtimiskraadiga. Et sellest ei piisa, et ta oli hea spetsialist ja inimesed peavad temast lugu. Et riigil on ka siin palju tööd teha, et samamoodi juhtimiskvaliteediga riigis sees parandada. Nii et me peame seda tegema koos. Ja lõpetuseks ma mõtlesin selle peale, et juhi rolli peale ja leidsin sellise paralleeli, et mulle tundus see nagu toimivat, et juht on justkui kael, mis näitab suunda, hoiab seda kehaorganisatsiooni püsti ja annab ka jalgadele suuna. Et kui juht vajub longu või tee oma tööd hästi, siis see keha muutub ka selliseks. Nii et juhi töö on väga vastutusrikas, stressirohke, ma tean seda omast käest, aga eks seal on omad positiivsed küljed, et kui midagi läheb hästi ja sa näed, kui meeskonnal silmad säravad, siis see annab ka endale palju jõudu. Nii et meie juhtide kvaliteet, sellest sõltub ka kogu Eesti majandusareng ja hea käik tulevikus. Nii et sellele tuleb tähelepanu pöörata järjest rohkem. Kuidas neid juhte siis leida? Pakun 3 varianti välja ja omalt poolt ka siis, miks ma üht või teist. Üks on see lihtne kuulutamine. Personaliotsingu firma kaudu või lihtsalt CV online või muud kuulutused. See on kindlasti üks võimalus, aga siin on see miinus, et inimene, kes võib-olla oleks valmis minu ettevõtte heaks töötama ja või juhina tulema, ta ei pruugi seda kuulutust lugeda, sest et ta ei otsi tööd. Aga samal ajal ta on oma arengus jõudnud võib-olla nii kaugele, et tegelikult oleks valmis siiski töökohta vahetama, et siin on need miinused. Peakütid.
Selge on see, et siit võib saada väga kiiresti hea juhi, eksimisvõimalus väike, sest et kui ta on juba midagi korda saatnud, hästi teinud, tal on hea renomee, siis suure tõenäosusega ta tuleb ja rakendab neid teadmisi ja oskusi ka minu ettevõtte kasuks, kui ta juba selle otsuse teeb. Miinuseks on see, et see võib väga kallis olla, see üleostmine, ja teiseks, mis takistab, et 2-3 aasta pärast on sellel juhil jälle igav ja ta ostetakse jälle üle. Need on need miinused. On omad plussid, on omad miinused. Ja viimane, see nüüd on vastus küsimusele, kas need juhid kasvavad puu otsas, siis ma ütlen, et võivad kasvada küll. Neid juhte saab ise küpsetada. Et kui on piltlikult öeldes ettevõte, siis seal on töötajad, nad on rohelised, siis nad hakkavad küpsema ja see on nüüd tänase juhi või omanike vastutus, et pöörata tähelepanu, et ettevõttes seest kasvaks uusi juhte. Potentsiaalsetele inimestele pakkuda vastavaid koolitusi, motivatsiooniprogramme ja keerata neid õunu, siis osasid õunu päikesele lähemale. Mis on selle pluss? Selle pluss on see, et see tõstab ettevõttes motivatsiooni, kui nähakse, et on sisemine rotatsioon. Uus juht tuleb, ta tunneb organisatsiooni juba, tal on mõtteid selle kohta, mida ta teeks teisiti. Miinus on kindlasti see, et tal ei pruugi olla jällegi seda uut pilku. Teinekord on seda vaja. Ja miinuseks on ka see, et see võtab aega. Et see peab olema siis pidev töö, et seda juhti ei küpseta paari kuuga. Mina retsepte ei anna, igaüks otsustab ise, kuidas ta neid juhte valib. Need on minu mõtted. Ja lõpetuseks, kuidas neid juhte siis hoida, kui nad on juba tööle tulnud? Kogemus ütleb, et jah, kõigepealt see raha palganumber on oluline. Aga see ei ole pikalt. Aga samal on loomulikult ilma korraliku palgata, motiveerija palgata ei saa. Aga see ei ole ainuke, mis pikalt kinni hoiab, alati võib keegi üle osta. Hea juhi, natukene juurde panna. Sellepärast ma arvan, et palju tähtsamad on need järgmised 3 juhi jaoks, hea juhi jaoks. Huvitav töö, võimalus ise otsustada, vabadus. Kahjuks Eestis on seda just välisfirmade puhul täna järjest vähem ja sellepärast me näeme ka tublide juhtide lahkumist välisfirmade eesotsast. Sest et otsustatakse kuskil mujal, siin tahetakse rohkem administratiivset juhti, see sobib teatud inimestele, aga sellisele juhile, kes tahab ise otsustada, ise luua, see on nende jaoks väga demotiveeriv. Nii et siin on eelis jällegi oma Eesti kapitaliga ettevõtetel saada häid juhte läbi selle, et pakkuda neile seda vabadust otsustada. Ja selle huvitava tööga on muidugi niiviisi, et ma omast kogemusest võin öelda, et kui juht hakkab rääkima sellist juttu, et see ettevõte ei paku mulle enam midagi. Siin on kõik on nähtud, kõik on tehtud, siis tegelikult õige vastus on see, et inimene peaks vaatama peeglisse ja ütlema, et minul ei ole sellele ettevõttele midagi pakkuda. Ettevõttel on alati midagi pakkuda. Alati saab teha midagi teisiti, paremini muuta oma varem tehtud. Lihtsalt tihtilugu inimene ei ole valmis oma tehtud muutma hakkama. Ja siis juba tulebki minna. Ja see mina isi, siin on ära parandatud, ilma asjata. Viimane lause on mina isi, mitte mina ise. Ja see tuleb sellest, mulle väga meeldis see professor Habakuk, kui ma magistratuuris õppisin EBS-is, see ühe loengu raames rääkis sellest, et mis on Eesti probleem on, et me ei taha jagada. Omanikud ei taha jagada tippspetsialistidega. Näiteks optsiooni anda või osa siis ettevõtte aktsiatest, et sellega kinni hoida kas tippjuhte, tippspetsialiste, vaid öelda, et mina isi kõik teen, aga ei jõua kõike mina isi. Ja mõistlik on teinekord tippspetsialistide juhtidega oma ettevõtet jagada ja selle tulemusena ka ise tegelikult rohkem kasu saada. Tänan tähelepanu eest.
Aitäh, proua minister. No mina näiteks töötan küll ettevõttes, kus omanik enam igapäevaselt tööl ei käigi ja seda mina iseta vist vaene mees ei tea juba 6, 7 või 8 aastat töötavad sisseostetud mehed ja on nendega jagatud ka nii, et nii hull see asi ei ole. Aga kas on saalist küsimusi? Ei ole ühtegi kätt, et ma ise küsin, et on, Agu, palun. Natukene kehvavõetuse eesti keel, mida see vahe see isi ja ise on? Ega ei olegi, ta on rohkem selline, see mina isi kõlab kitsimalt. Ma mõtlesin, et see on seto keel, aga ei ole. Ei, see kõlab lihtsalt kitsimalt, et mina isi, ma ei jaga midagi. Ja ma ei mõtlegi siin ainult seda jagamist, et aasta lõpus preemiat või boonust anda, ma pean sõna otsest mõttest, ma jagan oma ettevõttega osalust. Ma ei tea, kuidas teil, Davidis, sellega? Meil on hästi. Ma ei saa ikka kinnitada seda mina isit, nii et loomulikult on palju häid näiteid, nagu ma ütlesin, aga ma üldistan. Küsin riigi poole pealt ühe küsimuse, et kuna saalis küsimust ei olnud, siis riigi poolt on korduvalt jutuks olnud, et riik justkui ei suuda oma tänaste mängureeglitega parimaid juhte ettevõtetele leida. Et nüüd Urve Palo on umbes aasta minister olnud, et kas seda probleemi olete tunnetanud ja kui, siis millised võiks olla retseptid? Aitäh. Olen tunnetanud küll, me oleme otsinud siin näiteks transpordi asekantslerit juba oktoobrist alates. Ja üks konkurss luhtus, nüüd teine käib. Ja mis on probleemid, et üks on see, et palgatase on liiga madal, et kui me räägime transpordi asekantslerist, see on tippjuht, ta vastutab lennujaamast kuni rongi ja laevadeni välja ja selle palgatasemega, mida riik on valmis maksma, ei tee headhuntingut, et me oleme lootnud, et tuleb inimene nagu näiteks Taavi Kotka omal ajal, et tuleb lihtsalt nagu missioonist mõneks aastaks riiki tööle, et aitab siis asju teha. Aga ei ole missiooniga ka väga lihtne leida, et eks igal ühel omad tegemised. Ja teine pool on, mida ma nüüd avastasin, kuna see konkurss käib ja ma uurisin, mis siis on, seda viiakse läbi selliselt, et Riigikantseleis on selline komisjon, kes siis kohtub nende võimalike kandidaatidega, nad peavad tegema teatud testid ja üks testidest on selline, mis puudutab ikka konkreetselt kogu seda riigi bürokraatiat, et sa pead väga hästi teadma, kuidas see kõik toimub ja siin annab tohutu eelise siis sellele, kes on varem riigi aparaadis töötanud. Et kui me räägime sellest, et tahaksime järjest rohkem, mina isiklikult tahaksin vähemalt, et tuleks erasektori kogemusega juhte ja toimuks selline rotatsioon selle tagasi erasektorisse ja et ei jääks inimesed ühte sektorisse kinni, sest lõpuks üks riik, et meil on ka erasektori kogemusega inimesi vaja, meil on ka riigisektori kogemusega, nemad lähevad tagasi erasektorisse ja nii edasi, et see annab kahjuks eelise nendele, kes on juba riigisektoris töötanud ja see kindlasti ei ole hea, et minu meelest selle peale peaks mõtlema. Aitäh, see on ringkaitse selle asja nimi, ma võin öelda 10 aastat tagasi oma kogemusest olid samad mured, tundub, et vahepeal lahendusi leitud ei ole, ma võin ministrile väga lihtsa lahenduse öelda, et otsige ise inimene, nimetage ta KT-ks, las ta 3 aastat kannatab KT-ne ja siis vaikselt see komisjon kinnitab ära. Nii saate parema inimese kui selle avaliku konkursiga. Aga see ei olnud etteheide, see oli pigem väike selline krutslik nõuanne. Et aitäh, Urve Palo! Aitäh! Ma vabandan ette, et ma ei saa tervet päeva olla, aga ma olen nii kaua, kui ma saan ja kuulan huviga, nii et aitäh.